Mõned halva stsenaariumi variandid, mis on välja töötatud Ameerika Ühendriikides. Esimene variant on Maidan Venemaal, mis sarnaneb aastatele 1917 ja 1991. See on niinimetatud separatistlik lagunemine. Ehk siis ühiskond lõheneb rahvuslikul alusel. Alustati migrantidest, lõpetatakse seal võitlusega dagestanlastega, üksteisega. Ehk siis õhutatakse usulist vastasseisu, õnnestub infoagenda abil ühiskondlikke meeleolusid üle võtta, ilmuvad välja tundmatud snaiprid, nagu nad neid mõnikord kirjeldavad, kes provotseerivad teisi. Ehk siis olukord pingestub, äkki ilmub keegi, kes tulistab ühe rahvuse pihta ja siis keegi, kes tulistab teise pihta. Ja mõlemad on muide välismaa spioonid, mitte mingid eesliini üksused. Kõik konfliktiprotsess on käivitatud. Konflikt kasvab kodusõjaks ja separatistlikeks sõdadeks. Venemaa laguneb mitmeks territooriumiks vastavalt Ameerika plaanile, sealhulgas jääb ilma tuumarelvast. Veel kord, Ameerikat ei muretse niivõrd Venemaa ise, kuivõrd Venemaa tuumarelv. Sellest tuleb aru saada. See on üks stsenaarium. Teine stsenaarium on Euroopa tuumasõda. Ameerika jääb kõrvale, Euroopas konflikt süveneb, keegi viskab kellegi pihta tuumapomme. Mitte strateegilised, vaid taktikalised. Taktikalised tuumapommid on lahinguvälja relvad, erinevalt strateegilistest, neid saab kasutada. Oodake, kas konflikt Euroopas toimub omavahel või Venemaaga? No oletame Prantsusmaa Venemaa, Inglismaa Venemaa, Saksamaa Venemaa. Ehk siis ameeriklaste eesmärk on vallandada Euroopas tuumakonflikt taktikalise tuumarelvaga, hävitada mitu Venemaa linna tuumarelvaga. Venemaa siis lööks näiteks Kiievile, Berliinile või kuugi mujale. See on ameeriklaste stsenaarium. Selline sõda muudab automaatselt Ameerika Ühendriigid Venemaa tuumarelva eest turvaliseks. Sest Venemaal poleks siis enam aega Ameerika peale mõelda. Ameerika käitub siin muidugi õigesti. Rahuvahembajad, humanitaarabi. Kõik nii nagu peab. See on nende halb stsenaarium. Selle stsenaariumi jaoks töötab neil võimas 5. kolon. Meil pole ju Venemaal, Moskvas, võimuorganites suveräänsuse probleemi lahendatud. Tuletage meelde Venemaa välisluureteenistuse juhti Narishkinat, kes ütles avalikult, et Venemaal tegutseb üle 80 000 Ameerika spiooni meedias ja võimuorganites. Keegi pole ju neid ära kaotanud. Puhastusi pole tehtud. Seetõttu on see toeks nii ühele kui teisele stsenaariumile. Just nemad loovad näiteks selle illusiooni, eks? Ehk siis ameeriklased korraldasid meie tuumatriadi tulistamise, aga süüdi on Kiiev või nagu mõned ütlevad, mis see nüüd oligi, London. See on nende päevakord. See tähendab, et see on osa infovõitlusest. See ongi see negatiivne stsenaarium. Kuhu see viib? Noh, meie jaoks lõpeb see sisuliselt Venemaa likvideerimisega, otse öeldes. Ehk siis lagunemine mingiteks eraldi osadeks. Sõja organiseerimine. Lagunemine tähendab sõjaliste tegevuste protsessi, jah. Ehk siis otse öeldes, see lõpeb meie jaoks nii. Ma arvan, et need stsenaariumid on tõenäosuse mõttes vähem tõenäolised kui Venemaa võidu stsenaarium. Jällegi põhjusel A. Strateegiline tuumarelv ja mehhanism, mis maailmas eksisteerib Ameerika ühepolaarse süsteemi näol. Ehk siis kriitilises olukorras saame me sundida ameeriklasi kõik need stsenaariumid maha suruma. See tähendab, et meil on garantii. Garantii on nii halb kui hea. Hea on see, et garantiiga on lihtsam elada. Kõik me teame, et me ei kaota. Võime katsetada, lollitada nii palju kui tahame, sest niikuinii võidame. See tähendab, et pole olemas stsenaariumi, kus me kaotaksime isegi kriisi, mitte midagi. Halb on see, et see lõdvestab. See tähendab, et näete, võib-olla oleks reformidega saanud alustada just nüüd, kui kriisi eelkäijad on alanud, eks. Noh, miks? Seda saab hiljem teha. Põhimõtteliselt pole meil mingit ohtu. Garantii on olemas. Nii arvas enamik inimesi. Muide, nii arvasin ka mina, kui ma esimest korda teie juurde tulin, aastal 2012. Ma olin kindel, et keegi ei ründa Venemaad, nagu kõik Venemaa kodanikudki, sest Venemaal on tuumarelv ja võimas armee. Nagu selgus, täna aastal 2025, 13 aasta möödudes, jah, meid tulistatakse regulaarselt droonidega, isegi meie piirkonda on need jõudnud ja seal on neid alla lastud. Rünnatakse sõjalisi objekte, naftabaase, kõike, sõjatööstusettevõtteid, teisi kohti. See tähendab, et käib päris sõda. Ja mida me siis ütlesime 13 aastat tagasi? Mis oli meie 3. punkt? Et Venemaal puudub suveräänsus. See tähendab, et see kõik ei puuduta meid.
mis on suveräänsus? Suveräänsus on võim. Kui sul ei ole rahvuslikku võimu, siis ükskõik kui tugev sa ka poleks tuumarelvaga, seda relva ei kasutata sinu huvides.